One day you're up, the next you fall. Life turns around, it doesn't wait at all. Mobiilmastide ja tugijaamadega on selline asi, et mida kõrgemal olla, seda tugevam on ka mikrolaine kiirgus. Olen praegu kortermaja 3. korrusel ja mõõdame selle tugijaama mikrolaine kiirgust. Ühtegi teist antenni siin läheduses hetkel silmaga ei paista, aga võib-olla mõni kuskil on. Tänapäevaks on juba tuhandeid teadusuuringuid tugijaamade ja mobiilmastide ikkagi negatiivsest mõjust inimese tervisele ja eriti lastele, sest laste kolju ja laste keha on väiksem ja see kiirgus neeldub sügavamale kehasse. Kasutan 3 erinevat aparaati, sest sagedused on erinevad ja igal aparaadil on oma sagedusvahemik. Olen mõõtnud erinevaid kortereid ja majapidamisi, aga nii kõrget mikrolaine kiirguse fooni ei ole veel üheski korteris olnud. Et selle järgi viskas kohati isegi 3,46, mis teeb kuskil 60 000 mikrovatti ruutmeetri kohta. Ja Saksa ehitusbioloogide IBM suunistes magamiskohtadel soovitavad 10 mikrovatti ruutmeetri kohta ja eriti laste magamistubades. See aparaat on professionaalne kalibreeritud mõõtja. Need aparaadid on ka head, aga kahjuks on neil liiga suur eksimusvahemik. Aga need aparaadid on jällegi selles mõttes head, et nendega saab kuulda seda digitaalset mikrolaine kiirguse müra. Siin 3. korruse korteris on üks kõrgemaid foone, mis ma olen mõõtnud ja mis oleks lahendus, et katsetame spetsiaalset kardinat. Kardinaid on erinevaid variante ja kui kasutada kardinaid, siis kindlasti peab ka mõõtma, sest võib tekkida olukord, et tekivad peegeldused ja kardinast ei ole kasu. Ja paneme kardina ette. Ja nagu näha, just seda tüüpi kardin sobib siia. Mõõtepunktis ei teki peegeldusi, mis on positiivne. On olemas ka spetsiaalne kile, mida saab akendele paigaldada. Ja võtame kardina eest. Ja rõhutan üle, et tänapäevaks on tegelikult juba tuhandeid teadusuuringuid, mis puudutab just mikrolaine kiirgust ja negatiivseid tervisemõjusid nii meile kui meie lastele. Kui teha tehnilisi lahendusi, siis kindlasti peab monitoorima ja mõõtma, et ei tekiks vastupidine olukord, soovides vähendada EMF-i, hoopis EMF suureneb. Seda võib ka juhtuda. Et olgu siis korter või maja, et oma kodus on ikka võimalik leida mingisugused lahendused, et nõrgestada kõrgsageduslik ja madalsageduslik elektromagnetkiirgus. Ole teadlik ja meid ümbritsev keskkond olgu puhas keskkond.